Kõikidel Eesti inimestel on võimalus osaleda suure rekordi püstitamisel. 8. korda toimub liikumisüritus, mille eesmärk on koguda tervisekilomeetreid ning püstitada ümber maakera liikumise rekord. 100 Eesti terviserada kutsuvad inimesi terviserajale liikuma, suusatama, jooksma, kõndima, kelgutama, uisutama või näiteks rattaga sõitma ning sisestama läbitud distantsi kodulehel terviserajad.ee või terviseradade Facebooki lehel. Vabariigi aastapäeva 24. veebruari hilisõhtul liidetakse kõikide Eesti inimeste terviserajal läbitud kilomeetrid kokku ning vaadatakse, mitu tiiru ümber maakera tehti. Ma usun, et Eesti rahva tervis on palju parem siis, kui inimesed rohkem liiguvad. Ma kunagi olin ka Eesti Haigekassa nõukogus ja me nägime, kuhu läheb raviraha ja miks inimeste tervis kehva on peamiselt südame-veresoonkonna haigused. Ja see tulevad sellest, et inimesed vähe liiguvad. Aga inimestel midagi ette heitanud vähe liiguvad, sest Eestis ju peale tööaega ja enne tööaega enamus aastast on väljas pime. Ja kõik inimesed on niisugused suured fännid, et nad lähevad niisugune kloobilamp või kaevurlambik otsa ees metsa jooksma. Nii et see, et üle Eesti on nüüd 100 terviserada, kus enamusel on ka mingisugune lõik valgustatud, on ta 3 kilomeetrit, kuskil 5 kilomeetrit ja siin samas Nõmme-Harku rajal lausa 15 kilomeetrit valgustatud rada. Et see teeb võimalikuks, et pimedal ajal on võimalik inimestel peale tööaega tasuta sportida. Ja loomulikult teine aspekt on see, et siis talvel meil on üha vähem lund, mõni aasta rohkem, mõni aasta vähem ja nagu me näeme ka siin, metsaalune on roheline, aga sõita siin saab ja lumi pole kehvem kui Sotšis, täpselt sama. Senine Eesti liikumisrekord pärineb 2013. aastast, kus 11 249 osalejat läbis 112 040 kilomeetrit ning tegi maakerale enam kui 2 tiiru peale. Põhimõtteliselt ikkagi üritame sinna jõuda, et ikka asustatud punktides oleks inimesel niisugused kohad olemas, kus nad saavad talvel suusatada, suvel rattaga sõita ja kepikõndi teha ja joosta ja et see oleks kodu lähedal ja võimalikult väikse autosõidu kaugusel või veel parem, kui sinna ikka jala saaks. No teil endal täna suuski all ei ole, aga liigute hoolimata sellest? Ikka. Eks ma olen ikka üritanud siin, ma olen enam-vähem ikka nii viimased aastad omale niisuguse plaani võtnud, et siuke 1000-1500 suusakilomeetrit ja 3-4 tuhat rattakilomeetrit suvega saada. Ja seda ma olen ikka viimased, ma ei tea, 3 või 5 aastat suutnud hoida. Teeme koos rajalugu avaüritus tõi laupäeval Nõmme terviserajale kohale palju väikeseid ja suuri tervisesportlasi. Kohal oli ka legendaarne suusaõpetaja Kaarel Silmer, kes viis läbi tasuta suusatunni. Eesti inimene suhtub üldiselt liikumisega suusatamisse väga hästi. Praegu ikka väga paljudel ikka vähe see Tartu maratoni ärajäämise pettumus sees, aga Eesti inimene on saanud ikka sellest liikumisest ja ka suusatamisest päris hea maigu kui harrastusest. Täna on meil üle Eesti 10 keskuses olemas kunstlumevõimalused, nagu siin Nõmmel. Ja küsige nendel suusatajatelt, kes täna Nõmmel siin liiguvad, et rajaolud on ideaalsed, et võib nii-öelda suusataja keeles võistlussuusaga tulla peale ja tegelikult on Eestis piirkondi tänaseni, kus on ka looduslikku lund, et siin Ida- ja Lääne-Virumaa ikkagi keskused lausa suplavad lumes. Sihtasutus Eesti terviserajad on asutatud 2005. aastal Merko ehituses Swedbanki ja Eesti Energia poolt. Sihtasutuse eesmärgiks on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku kättesaadavus aastaringseks ja tasuta liikumisharrastuseks. Hetke seisuga on Eestis tervelt 100 terviserada. No tegelikult ega spordirajad ei ole ainult suusatamiseks, spordirajad on ikkagi jooksmiseks, rattasõiduks, käimiseks, kepikõndi teevad inimesed, võib kõike teha. Pean ütlema, et see talv on olnud selline nagu ta on, et ma ise olen suuski saanud alla vist, ma arvan, 3-4 korda, aga sest ma olen jooksmas saanud käia praktiliselt üle päeva, nii et ei saa kurta ikkagi. Me julgeme öelda, et peaaegu iga inimene ja ettevõte Eestis on ühel või teisel viisil meie klient ja mis saab olla veel ilusam viis oma klientidest hoolitsemiseks kui see, sellepärast, et see spordirajad, terviserajad, need on tasuta sportimise võimalus kõigile absoluutselt, et siin ei ole piiranguid, mitte mingeid, ei ole rahalisi piiranguid, et see on kõigile avatud ja ma arvan, et see on parim investeering tervisesse, mis me teha saame.